lend Santa Maria saarele Ponta Delgadast hilineb lennuki hilisema saabumise tõttu 2 tundi 15 minutit, pidi väljuma 12.15, praegu 14.30, see tähendab saabumine. Aga näib nüüd, et see lennuk on kohale tulnud ja rahvas lennib välja, nii et varsti ehk saab peale. See tilluke lennuk siis, et see lennuk, kus rahvas maha tuli, ikkagi ei olnud õige lennuk ja õiget lendu lükati veel 50 minutit edasi. No loodetavasti nüüd ikka läheb sõiduks. Okei, 3 tundi hilinemist lennu väljumisel, aga siia Santa Maria saare lennujaama ma nüüd maandusin ja saar on ise väike, alla 100 ruutkilomeetri, aga lennujaam on päris pirakas ja lennujaam ongi mänginud Santa Maria saare ajaloos päris olulist rolli. Teise maailmasõja ajal oli siin Ameerika õhuvägede baas, et hiljem see Ameerika õhuvägede baas kolis Seilad saarele ja sellega on siis Santa Maria lennujaama tähtsus mõnevõrra vähenenud, aga siiski selle saare väiksuse kohta, arvestades, et siin on mingi 5400 elanikku ainult ja alla 100 ruutkilomeetri pindala, on siin ikka päris pirakas lennujaam. Aga nüüd väikesele poetletile ja siis hotelli, eks homme vaata, mis saama hakkab, et põhimõtteliselt Santa Maria saarele ma planeerisin omale 5 ööd, päris 4 päeva tervet ja siis 1 poolik päev. Et siin lihtsalt puhata, sest see on kollane ja päikesesaar, siin on rohkem päikest kui teistel saartel olevat ka liivarandasid, et äkki saab siis natukene niisama chillida. Santa Maria saart kutsutakse ka Ema saareks, et ta on siis Assooride vanim saar nii geoloogiliselt kui ka inimasustuse mõttes, et geoloogiliselt hakkas kujunema 8–10 miljonit aastat tagasi vulkaanilise tegevuse tulemusena ja 8–2 miljonit aastat tagasi see saar kujunes. Ja nüüd on need vulkaanid siin üsna vaiksed olnud, et terve inimasustuse ajaloo jooksul ei ole ühtegi vulkaanipulset toimunud. Ja ametlik inimajalugu, et millal inimesed selle nagu avastasid või täpsemini portugaallased, algab siis aastast 1427. Enne seda muidugi on jälgi leitud, et viikingid ja Norra päritolu inimesed olid siin juba märksa varem, aga jah, ametlik ajalugu algab 1427 ja seal oli, või isegi mõned allikad ütlevad 1432 ja seal on mingisugune siuke loogika, et Portugali kuningas pidi tunnustama saare avastamist, et siis võeti seda avastatuks, mis sest, et teised olid näinud ja võib-olla juba kuskile kaardile ka pannud. Ja ma nüüd lähen Vila do Nova linna. Vila do Nova on kõike, ta on kohalik omavalitsus. Vila do Nova nimeline on ka kihelkond, mis on üks väiksem osa kohalikust omavalitsusest ja Vila do Nova on ka linn ja see linn 1470 sai linnaks, mis tähendab, et on Assooride vanim linn, inglisekeelses tõlkes town, aga vanim siis city või suurlinn on ikkagi see Terceira saare Anglo de Roisma. Siin natukene illustreeris seda, kui tähtis on olnud saarele lennundus, see lennuki pean nüüd ennast veits korrigeerima, see linnajutt Vila do Nova, mis ma ütlesin, et tegelikult on Vila do Porto, ajasin veits nimed segamini, et Vila do Porto on siis Assooride vanim linn ja ma hakkan siia vaikselt majade vahele jõudma. Hästi päikseline ja lame paistab see saar siit poolt ja sealt tagapoolt vastupidi ida poolt siis paistab mägisem. Ja tinglikult võibki selle saares nagu 2/2 jagada või 2/3, see kus lennujaam on, see kus see Vila do Porto on, see linnaline asula, et see on siis vanem, madalam, lamedam, päikeselisem pool. Siin metsast ega midagi väga ei ole. Ilmselt selle järgi ongi tulnud siis see saare värv, et kollane saar. Aga see tagapool, idapoolne osa, et seal on siis mägisem, no mitte küll väga kõrged mäed ei ole,
aga seal siis sajab vihma ka vähekene rohkem. Väga huvitav, lilled näevad välja nagu päevalilled, ainult et lehti on neil ka väga palju. Ja see südamik on päris väike. Kas on mingid täidisõieliste päevalillede sort? Siit suundun edasi siis poe poole. Hotell Santa Maria on sellised majakesed. Paistab. Selline elamine anti siis järgmisteks päevadeks. Väikene tühi terrassikene on ka. Ohoo, siit saab otse basseini juurde. Huvi pärast vaatame selle hotelli hinnakirja ka, siis hotell Santa Maria, neil ei tärni Santa Maria saarel. Kui ei ole hooaeg, siis on odavamad hinnad. Praegu on hooaeg, kallimad hinnad. Single room 98 eurot öö ja kahene on 122 eurot. Noh, ma maksin single roomi eest, planeerisin single roomi, aga samas kui ma seda ruumi vaatan ja neid voodeid siin, siis mulle tundub, et äkki ma sain ikkagi ühese raha eest 2 ruumi, et neil seal oli ilmus kiire ees, nad pidid mul midagi ruumi ümber vahetama või tegema ja kuidagi nii kujunes.